Ma pean natuke vabandust paluma. Ma tavaliselt ei räägi nagu 5-päevasest pohmellis rihasi puhul. Et mul oli ette valmistatud teile selline ilus, pikk ja valjuhäälne ettekanne. Aga kuna keegi mul eile soovis okast kurku, siis see okas tuligi. Ja ütleme, et eile õhtul ma hakkasin tundma, et asjad ei ole päris korras ja täna hommikul ma avastasin, et mulle see siin on sinna palju okkaid ajanud. Ja seetõttu ma siin kärisen. Kui te ei kuule, siis lihtsalt küsige uuesti üle. Võib-olla ongi hea, kui te küsite rohkem küsimusi, siis ma saan vahepeal häält puhata ja teha veidikene valjemat häält. Ehk siis ma kärpisin oma ettekannet umbes poole võrra, sest ma lihtsalt muidu ei vea seda välja. Üldiselt, las need pildid räägivad siin enda eest. Kogu see videoklipid ja see slaidishow on siit sealt ühismatka ürituselt ja loodan, see aitab mul kokku hoida 1000 sõnu. Ahah, nii, ja hakkas peale ka lõpuks. Et veidikene see ürituse taustast, et see RMK suur ühismatkamine toimus siis käesoleva aasta augustikuus ja see oli siis üks EV100 üritustest, mis oli siis mõeldud RMK kingitusena Eesti rahvale. Et üks osa kingitusest oli matkateede võrgustik, mille me siis tegime valmis selleks ajaks. Et meil on 3 pikka matkateed, Oandu, Aegviidu, Ikla, Peraküla, Aegviidu, Äijärve ja Penijõe, Aegviidu, Kauksi. Ja see Penijõe, Aegviidu, Kauksi aru on kõige uuem, mis nüüd avatigi selle uue üritusega. Sihtgrupiks selle üritusele olid peaasjalikud just need inimesed, kes pole väga palju varem matkanud. Just need noored ja küll, need rohelised matkajad, kes pole tihti mitmepäevasel matkajal, pole telgiga väga palju ööbinud. Ja või siis need, kes pole Eesti matkamiseks avastanud. Meil oli ka väga kõvasid matkahunte seal, kes on kogu maailma läbi rannanud. Mõned Eesti, näiteks minu grupis oli Helme Suuk, kes on legendaarne Eesti naisvõit, mitte nüüd Eesti, vaid üldse endise Nõukogude Liidu legendaarne naisalpinist. Aga Eestis matkanud mitte väga palju. Ja tundub, et see eesmärk, ta täitis oma eesmärgi päris suurel määral. Sest inimesed said päris hea kogemuse. Sest tegelikult, olgem ausad, me tegime väga palju ette taha ära ka. Me tõime nad kohale, sinna, kus me pidid alustama. Need matkad ei olnud tehniliselt selles mõttes väga rasked, et me tassisime nende suuremad osa varustus ikkagi kaasaspäevale. Ja õhtul pidi nad telgid on muidu üles panema ise, et nad magasid lõkkekohtades meil. Ja siis hommikusöök ja lõunasöök ja õhtusöök toodi ka tegelikult autodega kohale. See tegelikult ei olnud meil esialgu plaanis, aga meile mängis suure käru meie see suvine ilm. Kui te mäletate, siis sel suvel oli väga palav ja meie metsad olid kohutavalt tuleohtlikud. Nii et siis vähemalt 2 grupil esimese nädala jooksul keerati tule tegema absoluutselt ära. Nii et mitte mingit lõkke veel lõuna, õhtu ja hommikusöögi tegemist siin kõne allagi. Õnneks selle muutus vahepeal, aga kuna meil oli plaanid tehtud juba niimoodi, et me olime valmis selles augusti lõpuni on tohutu põud, siis juhtus nii, et ka toitlustus oli väga lihtne. Jah. Isegi priimuseid võid kasutada. Igasugune lahtine tuli ja oli keelatud. Priimust võis kasutada kuskil näiteks meres või järves, aga lõkkekohtades oli ka see tegelikult keelatud. Tegelikult juhtus vähemalt minu grupis. Õigus, jah. Meid oli kokku 6 gruppi. Ehk siis iga matkade haru otsast hakkasid liikuma matkagrupid kokku Aegviidu poole, kus kõik matkateed ristuvad. Mõned alustasid päris vara, näiteks Alarsiku grupp, kes alustas Äijärvelt, alustas juba
juba siis augusti alguses, sest tema tuli sinna üle 3 nädala natukese. Mina alustasin 12. augustil, tulles siis sinna 2 nädalat kokku. Siis meil oli veel ka Tõnu Pihelgas, kes siin oli ka üks meie matkajuhtidest. Tema oli ainus, kes polnud RMK töötaja. Et ülejäänud kõik oli meie enda töötajad. Ja ühel grupil oli tegelikult 2 matkajuhti, et ainus grupp, kes kõik päevad käis jalgsi, igal päeval sai liituda ja ära minna. Ja kus oli väga palju väikeseid lapsi, need olid siis Tiina Neljandik ja Jaak Neljandik, kes hakkasid peale Lahemaalt. Nii. Vaadake vahele pilte natuke. Nii. Üritus oli jaotatud niimoodi, et tegelikult matkajad ei pidanud matkama kõike neid 100 kilomeetrit ühes osast lõpuni. Et kõik need harud olid jaotatud 2, 3 või 4 päevaseks lõikudeks, kus inimesed said liituda ühes lõiguks, ühes vahetusel ära minna. Võis edasi matkata. Oli ka neid, kes käisid lõpuni välja. Alargrupis oli üks, kes kõndis kõik selle 620 kilomeetrit ära. Minu grupis oli kokku tervelt 5. Ütleks ära, nii et lõpetas tegelikult 4. Ja teised grupid olid veel rohkem, ja teised distantsid olid natukene lühemad. Matkad oli kombineeritud, et enamasti käidi jalgsi, aga oli ka päevi, kus käidi jalgrattaga, või sõideti jalgrattaga, sest nüüd pole ajaliselt väljad mitte kuidagi pidi, sest kui me hakkame kõndima seda 600 kilomeetrit, siis nad kõnnivad seda mitu kuud seal. Ja see üritus kestab nii kaua, et see oli jube. Me hakkasime organiseerimise juba jaanuaris ja see organiseerimine oli, ütleme, päris keeruline, sest tegelikult sellise mastaabiga üritust, kus on nii palju logistikat hõlmatud, kus on nii palju inimesi hõlmatud, me ei olnud kunagi varem teinud. Ja nagu on kuulda, see ürituse organiseerimine nii ränk, et ma sai siiamaani sõna suus korralikult. No okei, see juhtus tegelikult hiljuti, ma sain sõna suust küll, aga need pildid on kokku pandud erinevad lõikuda, ma ei tea, kes see on, aga see on üks matkaja. Et me tegime kõikides matkajates pildid ja lõpuks siis seal sai kokku selline ilus sein sinna matka lõpuüritusele, kus kõik siis ennast vaadata ja siis see meeleolupilte näha ka kogu sellelt matkalt. Meil vedas meeletud ilmadega, et selles mõttes ma tänan neid seal üleval, et olgugi, et minu matka esimene päev möödus meeletus äikeses tormis, kus mürises niimoodi, et ma ei saanud aru, kas sahised rattakummid, tuul, puude lattavades või lihtsalt äikese mürin, siis ülejäänud ilmad olid ikka väga kenad. Loomulikult ei saanud me selle ürituse organiseerimisega üksi hakkama, meil oli päris palju abilisi. Et esiteks sponsorid, kes aitasid näiteks toidumaterjalidega, Pälsnäkk, Rõngu Mahl, E-Piim ja mõned veel. Aga kõige suurem abi, kellele ma olen ääretult tänulik, oli ikkagi Eesti Matkaliidult, kes aitasid meid väga palju matkajuhtidega ja üldse nõuga ka. Et meil oli küll 7 matkajuhti meie poolt, aga igas grupis oli ka mitmeid abimatkajuhte, sest üksinda seda suurt inimese gruppi hallata on päris keeruline. Ja loomulikult tahaksime väga tänada kõigepealt Tõnu Pihelgat, kes oli lihtsalt tõesti matkajuht. Teines grupis vastutas täie rinnal ja siis Ingriku Liiginat ja tema tiimi, kes on kuskil kadunud nüüd. Seal kuskil taga. See oli täiesti suurepärane. Et kui te tahate midagi öelda selle kohta, siis ma oleks ääriselt tänulik teile. Kui te midagi lisada siia. Sest ma teeks väikse pausi. Ja ma räägis pärast veel paar sõna. Et siis võtsin selle üleskutse vastu, et räägin paari sõnaga oma kogemustest ka, et mina juhtisin siis seda matka Ähijärvelt Aegviitu ja mul oli siis 3 põhimõtteliselt sellist gruppi, et esimene, mäletan, see oli 3 päeva, siis 4 päeva ja siis jälle 3 päeva.
ja tegelikult sisuliselt kogu grupp vahetus iga kord, et üks inimene oli küll, kes pidi nagu minema ühest grupist teise üle, aga sellise väikse vigastuse tõttu ta ei saanud minna, nii et ta ka ikkagi pidi lõpetama siis selle teise lõigu. Kõige suurem hulk rahvast oli mul ühel konkreetsel päeval, kui liitusid, ma mäletaks, 17 juristide liidu juristi ja siis oli mul kokku 27 inimest grupis ja plaanis oli matkata tervelt 7 kilomeetrit, aga kokku tuli tegelikult, me tegime siis asja huvitavamaks ja mitmekülgsemaks ja külastasime Rummu siis Rummu seda vangla territooriumit ja tegime selle ekskursiooni ja kokkuvõttes tuli selle päeva kilometraažiks ikkagi kuskil 23. Nii et ses mõttes nagu ei olnud tegelikult nii lihtne midagi ja üks inimene ka paraku murdis käeluu selle käigus. Nii et käis Käpla kuskil, jah. Täpselt, need on 4 vedu hästi. Ja üldiselt oli väga nagu tore, inimesed olid hästi rahul. Meil olid ka esinejad siis mõnedes laagriplatsides. Meil oli 2 korda, kes meil oli? Meil oli, jah, ütleme, meil olid erinevad esinejad. Me avasime ka ühe matkaonni 20. augustil ehk taasiseseisvumispäeval. Ja oli selline suur avamisüritus, rahvast, terve küla tuli kokku ja siis olime sellised staarid seal tulime ja tegime suure avamise. See oli samuti siis raja peale juba nagu ette mõeldud ja siis lõpus viimasel 3 päeval liitus terve hulk ka selliseid lastega peresid. Kõige noorem osaleja siis minu grupis oli just selles viimasel 3 päeval, ta oli aasta 9 kuune ja kõige vanem osaleja oli üks juristidest, kes oli selline 89 või, nii et aastat vana, nii et ses mõttes oli täiesti seinast seina. Ja selliseid väikseid, keda tuli ikka nagu kukil kanda peamiselt ja kes ise nagu väga palju matkanud, neid oli veel, aga need oli just selles viimases grupis, et nad siis ju siis vanemad soovisid siis ise minna ja ainuke variant oli nagu laps kaasa võtta, et peamiselt nad pidid ju kandma neid lapsi. Aga ilm oli kena. Rada on nagu ilmselt selline, mida annab teha, ehk siis oli sellist metsast ja sellist soist ala ja mereäärt, aga oli ka selliseid pikki kruusateid ja sellist pikka sirget minekut. Aga ma annan tagasi siis. Kogu. Nii. Ma kutsuks vahepeal veel paar inimest juurde, aga ma räägin paar sõna veel. Olgugi, et nii suur üritus on seal on tõenäoliselt midagi läheb väga nihu, on väga suur. Sest neid kitsaskohti, kus võis juhtuda kas logistikaga näiteks, et jalgrattad ei õigeks kohale, söök ei jõua kohale, neid oli väga palju, siis üritus möödus suuremate viperusteta. Sul oli ühe koha broneeringu probleeme ja üks murdis käeluu. Alari grupis keegi väänsi jala välja. Aga ütleme niimoodi, et meeletuid jamasid ei olnud, et kõik möödus, jumal tänatud, niimoodi, et inimesed kohutavad hea mulje kõige asjast. Ja kõik oli sellega päris rahul. Siin on veel 2 inimest, kes võib-olla võiks natuke sõna võtta. Et üks neist on Ingrid Kuligina, kes oli. Kas tahad äkki rääkida meie matkast ka natukene? Et Ingrid oli minu grupis abimatkajuht üsna pikalt ja seda, mida ta oli täiesti asendamatu, sest tema teadmised Ida-Virumaast ja kogu sellest olid päris üsna ammendamatud. Meil oli väga äge seal ja äkki Ingrid lihtsalt ütled, kui tore see tegelikult oli.
seal matkal meil see vastastikune sümpaatia tekkiski. Et tahan öelda selles mõttes, et RMK teab oma kohta, et ta on võimas, tugev ja tubli, ta ei kaarda konkurente ja kutsus hea meelega kõik siis konkurendid endale appi ja teate, mis tuli välja, see oli siis üks koht, kus ma avastasin, et kuidas inimesed üldse ei tea Matkaliitu ja me tegime seal nii suurt propagandat täiesti avalikult ja RMK inimesed ei pannud üldse seda pahaks ja tänu sellele sai kogu see mass teada, et on olemas selline nagu Eesti Matkaliit ja kui nad tahavad matkama minna, siis nad ei pea ainult RMK kodulehelt otsima, vaid leiavad ka läbi Eesti Matkaliidu erinevaid liikmesorganisatsioonide poolt pakutavaid matku. Aga inimeste poolt ma olen ka tagasisidet saanud, siis kõik ütlevad ühest suust, et sellel matkal kõik tundsid, et nad on oodatud. Et suurepärane korraldus. Aitäh. Aitäh sulle. Mina võib-olla lisaks ka mõne sõnaga seda korralduse poolelt, et tegelikult see oli ikka selline luksusmatk nagu. Et kõik ikkagi toodi kohale, viidi ära, ma võtan asjad, jalratas toodi üks ajaks kohale, viidi kohe pärast nagu kasutust jälle minema. Et see on väga luksuslik. Ja inimesed kogu aeg küsisid, et kas järgmine aasta teete jälle nagu. Et millal jälle tuleb, et ma lubas, et kui Eesti 200, siis kindlasti nagu. Aga tegelikult tundus, et selline soov sellisel kujul matkata nagu oli täitsa olemas ja inimesed ilmselt oleks ka valmis sellest nagu tasu maksma. Sest ka see oli, seal oli ka oma väike tasu, päevane tasu. Päevane tasu oli inimese koht 9 €. Et mis tegelikult kattis siis kõik söögid, kõik transpordi, matkajuhid, kõik see, et loomulikult see katnud kõike seda ära päris. Ilmselt see sama RMK töötajate töö nagu oli seal tasuta. Pluss see, et oli ka terve hulk sponsoreid, kes tegelikult seda aitasid katta söögi poolt ja kütust ja igasugused muid asju. Seal toimus tohutu logistiline operatsioon Taamal. Ja mis minule nagu jäi mulje, ja kus ma nägin ka, et ma sain nagu aidata siis oma kogemustega. Mulle jäi mulje, et kuna RMK töötajad tegid seda sellist logistilist operatsiooni esimest korda. Põhimõtteliselt küll, jah. See mastaap oli küll midagi täiesti uut. Siis nagu, ja muidugi kogu aeg parandasid iga päevaga, kogu aeg arenesid ja kogu aeg muutusid, aga kogu aeg oli mingit tagasisidet vaja anda, et saaks veel paremini ja tegelikult kogu aeg asi arenes, et kui järgmine kord teha, näiteks järgmine aasta või mingit aastat pärast, kui on sama tiim endiselt veel olemas seal RMK-l, siis ma arvan, selle töötaks nagu veel kordades paremini. Just. See areng oli tuntav, mis kogu aeg toimus. Ja see kogemuse pagas oli meeletu, et minu isiklikult ma sain lihtsalt nii suure kogemuse, nii suure ürituse organiseerimisel, et see oli hästi-hästi oluline. Aga ma kutsuks veel, et meil ka üks väga oluline toetaja oli matkasport. Esiteks natuke see varustuse abil, natuke kogemuse abil ja ka matkasport pani välja enda juhi, kes aitas meil lihtsalt ühte matka läbi viia ka, sest Anneli Mere oli Penijõe Aegviidu lõigul abimatkajuht. Äkki ütleb ka paar sõna? Kõigile minu poolt, jah, minul õnnestus ka osaleda ja avada uhiuus Penijõe ots, nagu öeldakse, Penijõelt Aegviitu. Ja ma samuti pean ütlema, et ma pole sellist suurt ettevalmistust ka matkajuhile kui grupile läbinud. Me isegi läbisime uue esmaabikoolituse ilma kiirabita, nagu öeldakse, et kuidas te saate hakkama. Ja seda tähelepanu sealt RMK poolt oli ka väga hea arenguetapp ka minu jaoks, kui ma loen ennast kogenud matkajuhiks või matkal nagu käinuks ja kõike, siis sealt oli päris palju õppida. Algselt, kui mind sinna kutsuti, ma arvasin ka, et naljad, et kuulge, ma käin mägedes, ma olen niisugune äge ja võimas. Aga teate, kui suur kogemus on minna grupiga, kus sul üle päeva vahetuvad inimesed. Mina olin oma grupis, olin tagumine. See tähendab seda, et sa pidid kokku korjama need, et keegi jääks maha. Mirjam läks ees, tema rajas teed ja temast 100 meetrit eespool sõitis üks auto, kes tegi pintseldas puid heal juhul. Nad jäid maha lõpuks, me jõudsime kiiremini lõppu. Et see oli juhiusrada lihtsalt selle pärast. Aga tõesti pean tänama jah, et selle psühholoogilise läbielamise kooli eest meeldiv oli ja kui tagasiside, pean ütlema, kui me lõpetasime ära, siis hakkas Facebooki kukkuma, et toiduauto, kus te olete, me juba ootame.
et ka see toidu toomine oli minu jaoks huvitav kogemus sellega, et me oleme kõik harjunud lõkkel tegema. Tegelikult grupijuhtidena läksin välja, et me teeme neile ise süüa. Aga kuna see keeld oli peal ja lõket teha ei tohtinud, siis võib-olla oligi selle osa nagu kõige nukrem osa see, et saate aru, õhtul teete lõket, istute lõkke juures ja teete. Kui nüüd lõket ei ole, siis jäi ära see ühendav koht. Ja kui me lõpuks viimasel päeval siis ikkagi saime sinna aegviitu sinna lõkke äärde, see oli nii vahva kogemus, kus rahvas lihtsalt istus. Meil oli kadunud, kuna meil oli niimoodi jalgsi ratas olid etapid, siis seal lõkke juures me siis üritasime pannkooki teha ja need noored, kes meil kaasas olid, Lasnamäe 2 tüdrukut, fantastiline kogemus, tagasiside, mida nad andsid, et kindlasti tahavad veel, kindlasti tahavad korrata seda lüket, aitäh RMK-le, seda oli vaja selleks, et areneks meie tulevaste kaugmatkajate read. Aitäh, Andre. Jah, aitäh sulle. Et kuna... Jah, räägi. Tänaksin paar inimest sellepärast, et mul olid ka ju need abimatkajuhid ja mitmed need on siin praegu. Nagu üks on selle ürituse peakorraldaja Pille, näiteks oli abimatkajuht ja Maris näiteks, kes seal tagasi saab, tema oli abimatkajuht. Nii et ma ka nendele teeks väikse aplausi. Et neid abimatkajuhte on siin veel. Ma kõiki ei tea isiklikult, aga minul oli ka Kelly Kuligina seal taga veel kuskil. Ja siis võib-olla veel, aga ma ei näe teid hetkel. Et kuna isegi ma olen suutnud siin teiste abiga seletada kogu aja täis juba praktiliselt, siis ütleks lõppu veel paar asja, et mõned numbrid. Matkalt käis läbi hinnanguliselt umbes 400 inimest. Ametlik number on 400, ma kui ütlen, see oli vist 463, just, 363, aga meil oli ka mõningad mitteametlikke matkajaid, et inimesed, kes lihtsalt olid metsas, vaasas, tore grupp ja matkasid meiega kaasa. Me ei saa seda keelata ja see oli väga tore, sest täiendasime seltskonna päris palju. Ühel poisil, kes meile viimase päevaks liitus, oli näiteks kaasas ukulele, mida ta õhtul lõkkeres väga toredalt mängis. Mul oli sama lugu, mul oli Ülo, tema matkas kaasa, aga kuna tema ei olnud oma 9 eurot maksudena kohta, siis ta kassis oma kotti ise, sest ta oli nagu näidismatkaja. Just. Täpselt samasugune oli ka meil, et poiss tuli suure kotiga ja meiega läksime niimoodi see väikse kotiga natuke piinlik oli olla. See, ma praegu ei näinud ka täpselt seda, aga see vist... Jah, okei, hea küll. Kogu see matkasündmus kulmineerus siis 25. augusti õhtul suure matkapeoga. Ja mis toimus siis aegviidus, kuhu tuli kohale ka president, ütles ka paar tänusõna. Seal saime meie oma tänu ja aukirjad juba väga palju edasi jagatud. Mul neid siin täna ei ole, nagu Ingrid neid jagas, et need said juba kätte need. Aga selle üritusel, kus oli päris palju rahvast, olid tegelikult suured jaotud matkajad, matka läbiviijad ja nende kõikide sõbrad ja sugulased, et võõrad inimesi oli vähe. Üks meie töötaja ütles väga ilusti selle kohta, et see, mis siin praegu toimub, on tõeline matkajate laulupidu. Mina ütleks, ma ka muidugi osalesin sellele ja ma lihtsalt omalt poolt ütlen, et väga raske oli liikuda seal platsi pääst, et nii palju tuttavad oli. Jah, just. Sauna ei jõudnud mina näiteks õhtul. Aga saunas oli ka tuttavad. Just. Ja veel üks number, et meie poolt oli organiseerimisega pidevalt hõivatud umbes 60 inimest. See oli see logistika tiim, kes seal taga oli, lisaks matkajuhid ja kõik need olid. Et päris suur seltskond ikkagi. Tohutu autopark ja ATV-d ja mis seal kõik olid samamoodi kasutusel selleks, et tuua suppi või praadi kuskile pärapõrgusse. Just. Ehkki meie poolt muidugi oli see, et kogu see ürituse organiseerimine ja see läbiviimine tekitas päris palju paanikat ja loomulikult, te teate, olete ise ka teinud üritusi, kus viimase hetkel ilmneb midagi, mis on tegemata ja siis on meeletu jama. Aga see kõik lahenes asja jooksul, täpselt nagu ka Anneli mainis, et see, ja sina ka, eks see kogemus tuli kogu aeg. Ja ürituse lõpuks olid nii korraldajad kui ka osalejad
nende emotsioon oli nii kõrgel laes, et seda kohe seal matkaüritusel tunda. Meil oli ääretult ülev ja ka meie endi poolt, RMK läbiviijate meeskonna poolt, me oleme kõikidele, kes seal osalesid, ääretult tänulikud, sest need olid kõik väga toredad inimesed. See oli super. Ma kahjuks pean teile selle mõttes pettumuse valmistama, et järgmiste sellist üritust me teha ei saa, aga võib-olla natukene hiljem. Mina pakun hoopis sellist mõtet välja, et kõik vaatavad nagu RMK otsa, et teeks seda, aga tegelikult võiks vaadata hoopis nende matkaliidu liikmete otsast, et siin on võib-olla võimalusi välja pakkuda selliseid matku ise korraldada ja nii-öelda pakkuda seda nii kommertsmatkadena kui sellistena, millele võib-olla on võimalik ka kuskilt rahastust küsida, sponsorlust ja rahastust küsida ja tegelikult annaks seda teha ka, et see peab tingimata RMK olema, kes seda korraldab, seda võib ka teine teha. Rajad on ju olemas, pane asu tegudele. Igatahes. Niisiis, aga sellega ma siis lõpetangi, et ma enda poolt tänan kõiki Eesti matkajaid, ma tänan Eesti Matkaliitu ja kõiki, kes meil üritust läbiviimise toetasid. Aitäh teile! Ma ikkagi lõpetuseks, et Tõnu mainis siin, et mingid väikesed viperused ja arenguvõimalused on, aga peab ütlema, just Anneliga arutasime, et meie rajalõigul, kus Andre oli grupijuht ja Anneli rajalõigul, kus oli Mirjam grupijuhiks, kõik oli nagu õlitatud ja inimesed olid kogu aeg üliõnnelikud, et sellest tõesti mina kui Matkaliidu president ja kui Alutaguse matkaklubi juht ka õppisin just seda korralduslikku poolt jälgides. Et aitäh ja valgus tulevikus telkides. Mul üks väike küsimus esinejale ja võib-olla siis saalist on ka veel küsimusi, et mis selle ürituse eelarve oli ühele inimesele päevas? Nagu sai mainitud, siis jah. Et ühe inimese käes päevas me küsisime 9 eurot. Kusjuures ma tegelikult ütlen ausalt, ma ei oska seda öelda. Seda ei ole kokku võetud, jah? Seda siiamaani päris kokku võetud pole, see summa oli kahtlemata 5-kohaline ja jäi sinna teise ülemisse poolde. Et see oli tegelikult, ta oli päris mastaapne, päris kallis, aga ma täpselt numbrit ei tea ja ma ei tea, kas keegi veel teab. Mis selle ürituse juures oli kõige raskem pool, kas organiseerimise pool või nüüd raha leidmise pool? No ürituse poolest see organiseerimise pool oli tegelikult ikkagi päris suur töö. Ja see raja leidmise pool, see on, finantsid jah, et see raha ikkagi, eks see raha tuleb samas kohas, kus ka kõik muu raha, mille eest me teeme enda radu ja objekte, ikka seda. See on ikkagi promoüritus, aga et raha tuleb jah, metsamüügis suurelt tealt. Nii, kas... Saalist ka küsimusi veel? Jah, ma püüan teile vastata nii palju, kui te meid kuulete. Jah. Kas 4. matkaharu on ka juba kõneks ta on, jah. Ja see tähendab seda, et meil on välja jäänud 2 väga suurt piirkonda Eestis. Need on meie Läänesaared. Ja plaaniks on niimoodi, et ülejärgmiseks aastaks, ehk siis järgmise aasta jooksul me teeme seda, me kavatseme matkaraja viia ka saartele, ehk siis ühendada Nõva osa Hiiumaaga, Hiium ühendada Saaremaaga, sealt on praamiühendus, ja Saaremaa siis Virtsuga ja siis omakorda Penijõega. Et me oleme võtnud õppus üsna palju selle radade rajamisest ja me tõenäoliselt ei tee seda niimoodi, et me teeme raja valmis ja laseme inimesed peale, vaid me avaldame mingisuguse projekti, kus siis saavad inimesed käia, et kõik need probleemid, mis potentsiaalselt tekkida võivad, tuleksid välja juba selle enne avamist. Et digitaalsed kaardid ja need, kes on sellised ägedad matkad, saavad läbi käima hakata, sest tegelikult on see, et kõikidel matkade arvul kerkib probleeme siiamaani kogu aeg. Mis on loogiline, need on niivõrd pikad objektid, et nad ei saagi kunagi lõplikult valmis. Aga seekord me tahame palju rohkem kaasata matkajaid ja teisi inimesi ka.
et see on väga suur õppetund meil olnud nende 3 matkade haru puhul, et liiga vähe koostööd on olnud. Meil on mõni minut veel aega, ma lisan siit omalt poolt juurde veel, et praegu käib ju projekt, Interregi projekt, mille eestvedajaks on Maaturism ja RMK lööb kaasa, Eesti Matkaliit lööb kaasa, mille käigus valmib siis E9 rannikurada, mille osad lähevadki saartele ja Lääne-Eesti rannikut mööda ja valmis peaks saama see siis eeloleval 2019. aasta suvel. Osad lõigud on juba praegu valmis ja tõenäoliselt pikeneb hiljem veel siis Narvani, Tallinnast edasi. Praegu lõpeb ta Tallinnas ära. Osa neist kattuvad RMK praeguse matkade harudega. Osa kattuvad ja see on väga tore, et kattuvad, aga suurem osa ei kattu praegu. Jah, suurem osa rannikut. Sest ta läheb mööda rannikut. Jah, sest meil lähevad risti kokku sisemaale.